Tere, te kuulate Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja täna on rõõm öelda tere tulemast Liisi Võsule. Liisi, sina oled Valga haigla labori vanem bioanalüütik. Tere! Meie räägime täna sellest, mis puudutab analüüside andmist, võtmist ja ka nende tõlgendamist. Kui ma lähen verd andma, et mida siis peaks ikka teadma või tegemata jätma? Oluline on jälgida arsti juhiseid, kui arst on andnud konkreetsed juhised enne mingit vereproovi andmist. Oluline on ka paastuda, et soovitakse paastuda 8-12 tundi enne vereproovi andmist, kuid lubatud on juua maksimaalselt 1 klaas vett. Kindlasti tuleks vältida kohvi joomist, tee joomist, magusate jookide tarbimist ja energiajookide tarbimist. 24 tunni jooksul peaks vältima alkoholi tarbimist, spordi tegemist, füüsilist suurt koormust. Kui on võimalik, siis jätta ära ka ravimid enne vereproovi andmist, kuid seda on vajalik konsulteerida enda raviarstiga, et kas see on lubatud. Kui patsient on jõudnud nii-öelda verevõtu kabineti ukse taha, võiks ta 10-15 minutit rahulikult istuda, oodata, et ei ole oluline kohe minna veeniverd andma, vaid oluline on just see rahulikus olekus olemine 10-15 minutit. Miks see vajalik on? See on ka füüsiline koormus, kui sa kiiresti kõnnid ja tuled ja siis ta võiks eelnevalt pöörata tähelepanu ka riietusele, et võiks kanda selliseid riideid, millel on väga kerge varukat üles tõmmata. Kas mingisugused analüüsid on need, mida võib anda ka, kui mul on kõht täis söödud? On ikka, aga kuna patsiendid sageli ei tea, mis neil on tellitud, tulla ikkagi söömata, joomata olekus vereanalüüsi andma. Oma analüüside tulemusi võib igaüks vaadata terviseportaalist ja seal ehmatab ära, kui sa näed mõne numbri taga on punane hoiatus, et kas siis on üle normi või alla normi. Ja samas, kui selle paanikaga kohe arsti juurde joosta, siis nii mõnigi kord arst naeratab lahkelt ja ütleb, et ära muretse, tegelikult on kõik korras, sellepärast et neid analüüse eraldi üksikuna ei vaadatagi. Missugused siis on sellised tähelepanekud, millega me võiksime arvestada? Ja, et tegelikult on see arsti märkus õige, sellepärast, et arst vaatab kogu tervikut. Tema teab patsiendi haiguslugu, tema teab, mis ravi patsiendil peal on ja tema jälgib ka sümptomeid, mida patsient kaebab ja siis seoses nende tulemuste põhjal ta saabki hinnata, et kas see läheb raviga kokku, kas tulemused klapivad nende kaebustega, mis patsient esitas. Et sageli jah, et need üksikud nii-öelda referentsväärtusest väljaminemised ei ole diagnostiliselt olulised. Mõned inimesed kardavad verd anda ka sellepärast, et nad ütlevad, et mitte keegi mitte kunagi ei saa nendel veresooni kätte või torgivad läbi. Aga samas tegelikult kas inimene ise saab ka midagi selleks teha või kuidagi ette valmistada, et verevõtjal oleks lihtsam temaga toimetada. Ja oluline on koostöö verevõtjaga, et on patsiente, kellel on väga raskesti veenid leitavad ja kui on olnud juhuseid, et väga halvasti on eelnevalt verd kätte saadud, võib julgesti öelda, et kust varem on õnnestunud. Ise olla ikkagi positiivne, et tänapäeval on nõelad väga peenikesed ja üldse verevõtuvahendid on väga head. Aga oluline on koostöö, et julgesti öelda, et kuidas on eelnevalt kogemus olnud või kust on kätte saadud. Lisaks verele saab ju ka laboris anda uriinianalüüsi. Mida üks patsient peab teadma ja tegema, et see analüüs ka täielikult õnnestuks? Uriinianalüüsi andmisel on oluline eelnevalt enda pesemine. Oluline on mitte kasutada seepi, kasutada puhast rätikut enda kuivatamiseks
ja kui toimub uriini kogumine topsi, siis kõigepealt, kui on nii-öelda esmase keskjoa uriini kogumine või hommikuse keskjoa uriini kogumine, siis esimene sorts tuleb lasta potti uriini, siis topsi ja siis jälle potti. Uriini kogumiseks vajalikud proovinõud saab laborist, ise neid apteegist ostma ei pea, et tulge julgesti ja küsige laborist proovinõusid, kui teil on vaja. Valga haigla laboris verevõtukabinet on avatud 7:30 7:30 esmaspäevast reedeni. Vahepeal on pooletunnine lõuna vahel, see on siis kella 11-st 11:30. Aga kui on vajalik tuua uriinianalüüsi või WC analüüsi, siis seda saab tuua tööpäeviti kella 3-ni. Kõikide analüüside andmiseks, kus varem pidi sõitma näiteks Tartusse, enam seda sõitu ette võtma ei pea, vaid saab asja palju lihtsamini lahendatud. Umbes 2 aastat tagasi käivitus projekt, kus siis patsiendid saavad, kui on eriarsti poolt tehtud vereanalüüsi tellimus, anda neid kodulähedases verevõtukohas. Ehk see siis tähendab seda, et kui näiteks patsient käib Tartu Ülikooli kliinikumis eriarsti vastuvõtul, temale määratakse sealt vereproovi tellimus, siis ta ei pea selleks sõitma Tartusse, et verd anda, vaid ta saab tulla kodulähedase verevõtukabinetti verd andma. Ehk siis Valga patsientidel Valga haigla labori verevõtukabinetti. Kokkuvõtteks tänasele jutule me võime siis öelda, et kõik selleks, et kenasti õnnestuks, algab patsiendi ja arsti vahelisest koostööst, ehk siis et patsient võiks ikkagi tohtri käest enne analüüsidele minekut kenasti üle küsida, kas ta tohib süüa-juua ja mida teha ravimitega, mida me veel võime siis meeldetuletuseks üle korrata. Lisaks eelnevale jutule on oluline, et patsient võtaks kaasa ID-kaardi või muu isikut tõendava dokumendi, kui ta tuleb vereproovi andma, ning oluline on pöörata tähelepanu, et proovinõud, näiteks uriiniproovinõu või väljaheitega proovinõu oleks markeeritud. Proovinõul on siis kas vöötkood eelnevalt perearsti või erialaarsti poolt peale kleebitud, või siis patsient kirjutab ise enda nime ja isikukoodi, kui ei ole eelnevalt markeeritud vöötkoodiga. Oluline, et proovinõul oleks nimi ja isikukood kirjutatud, sest samanimelisi inimesi on väga palju ning kui ei ole isikukoodi, siis me ei tea, kellele tuleks teha. Aitäh, Liisi Võsu, tänase jutuajamise eest ja tänud ka kõikidele kuulajatele.